Kui me teeme fotosid, siis ühel hetkel tahame me neid vaadata ka paberi peal, sest paberi peal albumis on neid tihtipeale mugavam vaadata kui arvutiekraanilt. Ja selleks, et need paberi peale saada, tuleb nad välja lasta printida. Ja minul on siin näiteks üks foto, millega võib tekkida probleem. Nimelt tellisin sellest fotos, mis mul siin ekraanil on, paberfoto ja kui ma järgi läksin sellele, siis sain sellise pildi. Kui ma arvutiekraanil vaatan, siis ma näen, et kõik on hästi, kõik pead on alles, kõik jalad on alles, aga paberi peal ma näen, et pea on ära lõigatud ja on ka osa kleidist ära lõigatud. Millest see tuleb ja kuidas seda vältida, seda me kohe näitamegi. Mina tellisin foto, mille mõõt on 10x15, sellepärast et see on ju kõige levinum ja tavalisem foto, mida tellida, et panna näiteks albumisse. Aga tegelikult on olemas veel üks peaaegu sama suur mõõt, milleks on 10x13. Ja mul on nüüd siin 10x13 foto ja kui ma seda vaatan, siis ma näen, et kõik on nii, nagu olema peab. Pead on alles, jalad on alles. Järelikult on see 10x13 foto hoopis see, mida mina peaksin tellima. Kuidas ma ka aru saan, milline mõõt minu jaoks tarvilik on, kas 10x15 või 10x13? Tegelikult on see hästi lihtne. Kui me läheme fotoexpress.ee lehele ja hakkame fotosid tellima, siis seal me tegelikult näeme kohe ära, milline on meie jaoks tarvilik mõõt. FotoExpressi lehel olles alustame kõigepealt fotode tellimist. Vaatan üle oma andmed. Minu andmed on siin eelmisest tellimisest juba ees salvestatud. Kättesaamise kohaks on mul valitud Rocca al Mare keskus, mis mulle sobib. Ja lähen edasi fotosid laadima. Valin üles laetavad fotod. Ja selle näitlikustamise tarbeks ma valin selle samase üheainsa foto, mis mul siin laua peal ongi. Ja nüüd saan minna edasi fotode sätete juurde. Ja siin fotode sätete juures ongi tegelikult see oluline moment. Kui ma vaatan seda fotot siin ekraanil, siis ma näen tegelikult kohe, et ta on täpselt samamoodi poolpead ära lõigatud nii nagu minu paberi peal, mis tähendab seda, et midagi on valesti. Antud juhul on valesti minu paberi suurus. Ehk siis ma valin mitte 10x15, vaid 10x13. Ja ongi olemas ilusti foto täpselt sellisel kujul, nagu mina teda arvutis näen. Ehk siis see väike eelvaade, mis mul siin ekraanil on, see näitab tõest pilti. Et nii nagu ma teda siin näen, nii ta mulle välja ka prinditakse. Ja nüüd on ilusti pilt korras ja ma saan edasi tellima minna oma 10x13 fotot. Kui meil aga on siiski vajadus ilmtingimata 10x15 paberile oma foto tellida, mida me muidu peaksime tellima 10x13 formaadis, siis on üks võimalus. Nimelt on siin all kaks sellist nupukest. Üks on lõika ja teine on mahuta. Praegult on meil aktiivne lõika nupuke ja me näemegi, et tõesti osa peast lõigatakse ära. Kui me aga vajutame mahutale, siis me näeme, kuidas pilt läks natukene väiksemaks. Kõik jääb alles, mis meil vaja. Küll aga kuna see paber on meil natuke piklikum kui meil vaja, siis jäävad valged servad. Ja jälle täpselt sellisel moel, nagu me seda siin eelvaates näeme, täpselt sellisel moel see meile paberile ka trükitakse. Ehk siis pead ja jalad jäävad alles, küll aga jäävad paberile valged servad. Üldjuhul me tegelikult isegi võib-olla ei märka, et meie pildilt on midagi ära lõigatud. Näiteks lõigatakse ära natukene väike riba taevast või väike riba maad ja kui me fotod kätte saame, siis meie jaoks on kõik täiesti normaalne ja me saamegi tellida 10x15 fotosid ilma probleemideta. Probleem tekibki tõesti siis, kui meil sinna ülesse või alla serva jääb midagi olulist, kellegi pea või kellegi jalad. Ja sellisel juhul tulebki fotosid tellides FotoExpressis olla hoolas, vaadata, milline pilt meile siit eelvaatest vastu vaatab, sest täpselt selliselt, nagu meie seda siin ekraanil näeme, täpselt selliselt me selle ka paberile saame.